täna nagu mõtlesin tükk aega, tahaks nagu sõitma minna, aga ühtegi head mõtet ei tule pähe, kuhu sõita. Pärnu ümbrus on kõik nagu läbi sõidud ka ja et mis ma niisama sõidan. Aga siis ma mõtlesin välja, et ei midagi eriti kuskile kaugele minema. Ma lähen ühte samas linna lähedasse kohta, mis ma kevadel leidsin. Metsa sees väike võsastunud plats olema. Ja ma teen endale seal kohvi, sest why not? Kohvi ei pea alati kodus jooma, ei pea alati kohvikus jooma, vaid lähed loodusesse, võtad oma oad ja vee kaasa ja jood seal oma kohvi ära. Siuke võib-olla pooletunnine seiklus. Sest noh, kui sa juba ratta peale istud või seisad, siis juba ongi ju seiklus. Siit läheb nagu mingi tee. Ja selles mõttes lahe koht, et see tee lähebki täpselt siiamaani. Et nii. Puud on ümber ringi. Ja millega me täna kohvi teeme? Plaan on siuke, et mul on siin on kohvitops, obviously, ja veekeetmistops. Siin väike prahipõlek, kohvioad, ja kui on kohvioad, siis on vaja ka jahvatajat, et need ära jahvatada. Aga ma arvan, et samas ratta kõrval tee peal on seda kõige parem teha. Ei ole nüüd sammalt ega midagi.
Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Jällegi näide sellest, et sa ei pea kodust kuskile kaugele minema, et nautida niisugust väikest metsaseiklust ja kämbivõlu. Et noh, muidugi, sa võid ja on ka tore, kui sõidad päev läbi 100 kilomeetrit ja siis jõuad niisugusesse kohta. Aga samas praegu olen ma umbes 10 minuti kaugusel kodust ja on ka nagu äge, et ma saan selle osa rattaromantikast kätte. Oleks ikka jala tulla, see on ka võimalus, et ei pea üldse ratast tulema, aga mootorratas, ma ei tea, kuidas teie arvate, aga mina arvan, et see lisab nagu kuidagi oma nüansi, oma layeri, kihi sellele looduses viibimisele. Et jaa, autoga siia ei saa, bussiga siia ei saa, et jalgrattal oleks saanud ka sama hästi, natuke kauem oleks läinud. Aga mootorrattaga saab kiiresti, on tore, teed endale väikse kohvi ja naudid, võtad hetke iseendale. Siis lähed tagasi puhanuna oma igapäevaste toimetuste juurde. Vot. Aga mina jään nüüd siia oma kohvi nautima ja sääski söötma. Aga teie minge ja seigelge ka. Ja järgmiste seiklusteni siis. Tšau!